abikohtunikud Oskar Neeme ja Erik-Laid Arro ja 4. kohtunik Martin Altmets. Ja ongi kohtumine alguse saanud, Velko siis mängimas punases vormis ja kodumeeskond FC Tallinn mustas. Kui siin nüüd kohe esimesel minutil on mööda vasakut tähet võtmas üles rünnakut Velko. Tuleb pall tagumise posti suunas ka, kellel esimesena pea vahel seal on ja on sunnitud Agarmaa sekkuma ka. Leitakse paremal Hansmann üles, kes otsib omakorda Ekhartsi. Ekharts palliga kastis, tuleb löök ka ja selle Agarmaa püüab ilma suuremate probleemideta. Aga väga ilus rünnak siin. 1-1 olukord on, Kivit tuleb kasti. Mugra kaugelt löök ka ja see läheb paremast postist mööda. Võimalik sihtida ja otsida mingit söötu. Vaatame, kumb lõpuks paneb. Arhipov tuleb löök ka ja selle praegu püüab Agarmaa. Tundus, et seal Vinitšukist natuke arvestas palli lendu valesti. Nüüd hea sööt, Laasner kastis. Otsib sööduga veel Kivitita, et esimesega ei leia. Ekharts kastis. Tagant läbi Arhipov. Kas tekib löögikoht? Arhipov. Ikka Arhipov tuleb löök ka ja sellega Agarmaa tuleb toime. Ebameeldivad pall küll enne. Kodumeeskond suurepäraselt hakkama saanud, kui nüüd rünnak ja Vinitšuk palliga kastis. Otsib söötu ka sealt Hansmannile ja Hansmannit löök ka, aga ei saanud korralikult jõudu taha praegu ja Agarmaa jälle püüab. Mis on ikkagi korralik prohmakas. Nüüd kvaliteedi praaki siin Velkolt tuleb, käib pall postis ka seal. Ei saanud ka aru, Veensalu keskele palli söötmas oli, aga ei teagi seal, mis pall postis just ära käis. Vaatame uuesti, Veensalu hästi läheb 2 mängist mööda. Seal oli kaitseli jalg vahel ja on ikkagi väga korralik hooaja algus tehtud ja on ikkagi selge samm eelmise aastaga võrreldes edasi tehtud, kui siin nüüd Tõniste mööda paremalt rünnakul. Tuleb pall keskele ka, tuleb löök ja 1-0 ja kes muu kui Ken-Lou Laasner viib külalismeeskonna Tartu JK Velko seda kohtumist juhtima ja suurepärane pall praegu. Keril enam midagi päästa on, kui seal ikkagi paari meetri pealt löök tuleb. Vaatame uuesti. Tõniste hästi võtab palli maha ja pall keskele tuleb ja seal tegelikult sisuliselt mitte kedagi ei olnud Laasneri ülekaalu tekitama. Nüüd mõttus vasakul, võtab Ševtšuk jätta. Hästi mõttus leiab praegu Tõniste, paremal äärel pall. Tuleb löök ka ja see läheb napilt vasakust postist mööda. Aga tuleb uus FC Tallinna rünnak, Ekharts palliga kastis, kas õnnestub lüüa ka, Ekhartsit löök ja Agarmaa selle tõrjub. Kodumeeskonnal paanikat ei ole, aga varsti hakkab aeg otsa saama. Veensalu nüüd kõvasti pusib, saab kasti liikuda. Veensalu tuleb löök ka ja tabab seal värava külge. Ei olnud üldse mitte paha sooritus ja siis ka pettunud on. Päris jooksu sai. Küsin paremalt äärelt, aga kõigepealt trahvi olukord. Laasner tuleb löök ka ja Laasner lööb ära selle seisu 2-0 ja suurepärane karistuslöök siin 91. minutil ja seis on selge. 3 punkti Tartusse läheb ja näeme veel kord. Väga magusast kohast löögi teele saadab ja Liiker selle löögi momendi maha magas ja võib-olla see muurdosa sekund, mis ta maha magas, selle tulemusel kätsin enam vahele ei jõudnud panna ka. Lõpuvile kohe ka järgneb. Ja nii on. Velko saab 3 punktile juurde omale. 2-0 FC Tallinn alistatakse Ken-Lou Laasneri 2 väravast. Korralik madin siin selles mõttes oli. Esimene poole üsna sündmuste vaena. Teisel poolel pandi hoogu juurde ja edukana sellest duellist välja tuleb Velko, kes jätkab siis tabelis esikohal ja jätkavad oma suurepärast hooaega seni. Dinar Ekharts, keeruline mäng, kuidas ise kommenteerid? Jaa, Velkoga on alati keerulised mängud olnud, et neil on kvaliteeti palju ja esimene poolaeg oli nagu täitsa okei, saime hakkama, lõime võimalusi, aga siis teine poolaeg oli meil omad jutud riietusruumis ja ei olnud valmis, ei tulnud tuhhiga tagasi ja
lasin mängu käest. Võib-olla selle poolaja kohta, mis te omavahel arutasite seal? Arutasime, kuidas võiks lahti mängida nii, et me ei peaks pikka kogu aeg ette taguma ja et saaksime oma mängu natuke peale suruda ja hoida palli rohkem, mitte joosta ainult palli järgi. Aga ei tulnud välja ju siis mõni mängija ei saanud oma ülesannest hästi aru ja nii see oli. No tuleb ka seda, et ühesõnaga teie plaan oli ikkagi tegelikult pigem mängida lühikesega, aga olite sunnitud lihtsalt pikema. Jaa, Velko on alati hea pressiga tulnud peale ja alati on raske nende vastu maast mängida ja olime sunnitud lihtsalt pikka mängima ja nii ta on. Kuidas enne mängu nagu emotsioonid olid, et tegelikult 2 mängu järjest on punkti lisatabelisse juurde tulnud, et mõtlesid, et täna kindlasti oleks võinud saada või kuidas emotsioonid enne mängu olid? Jaa, emotsioonid olid muidugi, et head, tulime võitma, tulime vähemalt 1 punkti võtma, aga läks nii nagu läks. Tuleb seda ka ette. Igatahes ma tänan sind, ma ei hakka sind kauem kinni hoidma ja soovin edu järgmisteks mängudeks. Mõnus suvepäev, päike paistab, 2-0 võit, lähme Tartu poole tagasi, et tegime korra siis vigade paranduse eelmisest 2 mängust, et hoidsime külma pead ja panime lõpuks oma kvaliteedi maksma täna. Võib-olla eelmisest voorust tulenevalt, kui oluliselt täna oli see, et 3 punkti siit võtta? Oluline oli tagasi see enesekindlus saada, et Viimsi vastu ei õnnestunud hästi mäng ja Elva vastu ei õnnestunud teine poolaeg, et täna oli just oma mängu peale surumine see põhi märksõna ja sellest tulenevalt saime ka õnneks väravad kätte ja siis läks meie poole see mäng. Esimene poolaeg 0-0 tegelikult võiks öelda, et FC Tallinn päris korraliku peavalu teile valmistas, et päris südikalt kaitsesid. Mis te poole ajal arutasite, mida teisiti teha? Jaa, FC Tallinn on alati väga hea võistkond, vanemad kogenud mängijad ja noored peal, et neil on lahe niisugune miks meeskonnas olemas, aga poolajal oli pigem seesama, et kus on need ruumid, et kui vastane on keskel koos, et kus me siis leiame need käigud vastase selja taha või ääres või et need olid need põhilised, et jällegi hoidsime külma pead ja usaldasime treenereid ja lõpuks viisime selle plaani täide ka. Tuleb välja, et tasub treenerit kuulata. Küsiks nii palju, et oled ulmevormis praegu. Kus need väravad tulevad? Ma ei tea, esiliigas ma olen aastaid siin ennast näidanud, et ei taha üldse seda kuidagi üleolevalt öelda, aga mul ei ole midagi tõestada enam, et ma mängin oma lõbuks, aitan tiimi, meeskonda nii väga kui võimalik ja selles mõttes, et kui nii head mängijad on ümber ja Taio Tõniste paneb 10-10 sulle pea peale need pallid, siis on ainult vaevu need väravasse panna 5 meetri pealt, et olen tänulik, et saan siin tiimis mängida. Super ja jätka ainult samas vaimus Luiste lillepidama vaadata. Aitäh sulle ja soovin edu järgmisteks kohtumisteks.